praegu väga hästi. Et keyboard, mida ma kasutan võib-olla mingi paar kuud, suvel tellisin. Oota, läks käima juba? Läks käima täiega. On Keychron. See on basically mingi startup pigem. Neil on mingi website ja kõik nagu justkui funktsioneerib, aga lihtsalt nad on vahest mingi, ma ei tea, kas mitte mingi Kickstarteri asju, aga tuleb vahepealt umbes mingi funding jutt ja mingi süke jutt ja siis umbes, et me teeme uut veel versiooni. See on vist Keychron K2. Ma tõenäoliselt leidsin selle kaudu, et YouTube'is üks dude, ta on nii hääldamatu nimi, ma ei oska praegu hääldada, aga üks äge mustanahaline tüüp teeb erinevaid videosid elektroonikast. Ja siis tal on see keyboard ja siis ma vaatasin, mis värk on. Ja see, et ta tulukesed vilguvad, see on, ma ei tea, see extra special bonus, aga mulle meeldis see travel. Vaata, sellest on hästi palju juttu, et nagu Apple'i toodetega rahul oldud on ja sest neil läpakatel ja nagu pole üldse travelit, et vajutad, et kohe nagu klõks juba nupp tehtud. Nii et sellel on selle vastand on ju, sa võid pärast proovida, ma ütlen klõks üli sügavale mingi, ja siis see on siuke ilge mingi klaviatuuri fännide teema vist, et millest ma väga palju ei tea, aga neil on nagu 3 staadiumit, milline klikk toimub. See on kõige nagu klikkikam. Kõige klikim. Niimoodi, et nagu eriti kläkk, siuke robustne kläkk käib nagu. Naine mul oli jõuab kirjutusmasinale järgi juba vaikselt. Jep, umbes täpselt, jah. Sa võid pärast proovida, see on päris põnev. Ja kuna siin stutsis on siukene ambient light veits on ja siis see tagavalgus lihtsalt on siuke äge väike vurisel seal. Ja mille kohta veel küsisin, mitte klapid, aga mingi muu. Monitor või? Ma ei tea. Ja just, okei. Korraks monitorist ka, sest et see on, paljud lihtsalt jõuavad see esimest korda sind küsivad kohe, et monitor päris uus, ise tihti ei kasutata sellist, et mis teema sellega on. Just selle kumeruse osas on täpselt niimoodi, et vist mingi Q2 olin seda kasutanud ja peale seda läksin umbes mingi Apple'i poest lambist läbi ja vaatasin, mis need iMacid, seal on mingid desktop lauarvutid, neil on ju täpselt siuke tunne, et ühesõnaga vaatad ekraani keskele, siis vaatad korraks nagu kõrvalekraanis ja tunned, kuidas füüsiliselt silm peab korraks nagu kaugemale vaatama ja pingutama selleks. Ehk et täiesti dinosaurus tundus see flat ekraan. Niimoodi, et nagu ma kujutaks seda, miks ma peaks elu sees mitte kasutama kuvaerat ekraani edaspidi. Niivõrd efektiivne tundus. Ja see tegelikult ei ole mingisugune hea nagu pildiga, nagu ma ei tee seal otseselt videomontaažiga väga. Peamiselt helimontaaži, mul ei ole otseselt oluline, et oleks mingi 4K display või midagi sellist. Aga see on täiega. Sa ise kasutad ka välist monitori või? Ei. Olen kasutanud. Aga läppariga? Kuna ma olen selline nagu üsna reisiva tööstiiliga, siis mul nagu sellist konkreetset töölauda ei ole praegu. Aga oled sa Apple'i dude või? Ei ole vist? Oled või? What about the clock? See on ka iPhone'iga sünkis või? Jah, on. Aga tuleb Apple'i clock ka varsti. Ma vaatasin mingi nädal tagasi vist tõesti lambist Apple Watche poes. Ma vaatasin ka umbes samal ajal. Right, ja ma nagu vaatasin, et kuidagi, et nüüd on juba natuke kuidagi põnevam. Nagu. Viies versioon on juba päris äge, jah. Ja need rihmad on päris tuusad ja vist isegi nagu päris mugav ja siis mõtlesin korraks, et võib-olla lähed trenni tegema, Bluetooth klapid võib-olla peas, jätad mingi telefoni lokkerisse või kuhugi, et päris põnev. So, asega me alustasime trenni koos. Niimoodi, et vahest on koos, vahest üle. Kas siis endiselt see plaan nagu on paika pidav, et täna ei läinud ja siis üle päeva kuidagi niimoodi, jah? Cool. Ja. Esmaspäeval lähen jälle. Kuidas oli sul mingi peale seda esimest korda ka siuke mingi peps valus või mingi siuke tunne, et mingid lihast on pingutatud? Jah, oli. Mis sul endist tunda? Rind. All right, ja seda me seal kütsime kõvasti. Ja. Ei, see oli väga, väga okei, jah. Väga mõnus. Nice. Enne kui sa jõudsid sisse, ma just mõtlesin, et tahaks täiega küsida sinu käest Kanada kohta. Sest et mulle täiega meeldib Kanada. Pole mõnda aega nüüd käinud, aga samas ma olen nagu mitmeid kordi kunagi käinud. Ja palju sa Kanadas käinud? Päris, ma ei tea, 5-6 korda äkki.
Ja kõik nagu müstikakooliga seotud või? See on põhi eesmärk olnud jah, et aga ma olen umbes 2 korda nendest kordadest ma olen natuke ringi ka vaadanud. Et muidu on niimoodi, et see müstikakooli keskus on seal lennujaamast umbes kilomeeter. Toronto? Jah, Toronto lennujaamast umbes kilomeeter ja seal samas nagu selle lennujaama alas tegelikult, et mis ongi tegelikult selle mõttega, et kuna ta on nagu rahvusvaheline keskus seal, et siis rahvas tulebki, lendab kohale ja kohe kooli ja lihtne on ja logistiliselt, et ei pea kuskil hullult reisima. Et aga paar korda olen natuke rohkem ka ringi vaadanud, et linna keskuses käinud paar korda ja siis CN Tower. Yes. Yeah. CN Toweris käisin ja mingi akvaarium on seal kõrval ja CN Toweriga mul tuleb kohe see sisenemine meelde, et see oli päris huvitav, et see oli just peale Healers Academy't müstikakoolis. Healers Academy on siis 5-päevane klass, kus me õpime seda, kuidas teistele inimestele eluaktivatsiooni teha, mis on hästi-hästi võimas selline tervendussessioon, mis aitab inimeste potentsiaali lahti avada veel rohkem ja aitab ühenduda. Ja siis peale seda 5 päevast ja sealt me saame kätte sellised nagu tööriistad ka, millega teha. Püha üks sau on ja sellised väga võimsad valguse tööriistad. Ja siis mul olid need kõik kaasas on ja seal turvamees on ja värava ja turvamees ja asjad ja siis kotis olid stuff ja kõik ära pakitud ilusti. Aga siis pidid sauad ette näitama. Jah, et turvamees siis vaatas ja küsis, kas tohib nagu lahti võtta. Ma olin nagu, jah, okei on ja siis ta küsis, et mis see on. Ja siis ma ausalt ütlesin, et see on nagu mingi energetic tool. Jah, et sacred wand, püha sau on ja siis ta oli nagu vaatas mulle korra niimoodi viltu otsa, et what are you, magician? Ja siis ma ütlesin, ja siis ta nagu proovis veel, et okei, aga where you can learn it. Ja kui ma siis talle ka ausalt ütlesin, in the mystery school, like obviously. Ja siis tal tõmbas suu lukku ära nagu enam ei küsin, lihtsalt lasi mu edasi, et okei, mine Wow. Ja CN Toweris üleval seal see torn ei avaldanud sellele sauale mingit niisugust mõju, et terve linn oli mingi spelli all. Ja muidugi oli, kõik oli väga puhas valgus. Seal on see põrand ka, mis on klaasist on ju. Kuidas sul sihukese asja peal olla on okei või? No kui ma pisut ettevalmistan ennast, siis on okei, jah. Ma võiks ka seda ettevalmistuspoolt vist proovida, sest et kui ma seda no võisin mingi 20 ka vist olla või midagi sihukest, aga wow, ma ei suutnud nagu see on nii jabur, kuidas vaatad 2 meetrit eemal on sihukesed 4-10 aastast tüüpi kõik nagu põhimõtteliselt lakkuvad seda põrandat on just, nad tahavad sealt just läbi saada või mis iganes, on täiesti põrandal maas on ja lakkuvad seda klaasi ja ma olen seal kõrval umbes, et ma ei julge nagu varvast sinna peale panna, okei, varvast panimist peale, aga ma lihtsalt ei meeldi, nagu ma väga hets. Aga eks see kõrguse kartus siis on ja sellega saab ka ju nagu veits tööd teha. Ma just mäletan, et kontrastini nii hea, ma olin Tais ja tegime pehmelt öeldes mushroom shake ja siis läksime mäkke ronima, jõudsime sinna, see on siuke 500+ meetrit mägi, mis on selle saare kõige kõrgem tipp ja siis oled seal tipus ja seal on muidugi siuke drop hästi korralik niimoodi, et ainult mets ja džungel vaatab vastu all ja mushroom shake teeb oma tööd hästi, 0 hirmu nagu kõrguse kartust ei olekski, lähed seisad selle kivikese peale ääre peal, saadad alla mingi hull drop on ja nii et kontrastina hästi huvitav, et ehk siis kui see on nagu sellest saab vaba olla vägagi. Ja päris huvitav. Oota, ühesõnaga, et
tund aega lennujaamast ja siis on see müstikakooli asukoht. Kilomeeter. Kilomeeter, okei, ma siin, mis see üks oli, wow, nii lähedal, okei. Ja seal samas, jah. No ma ei oleks lihtsalt imestanud olnud, kui see ongi umbes mingi, see on ainult tunni kaugusel. Välismaal tihti, mis lähme, ma ei tea, poodi, kui ma tulen, näeme 3 tunni pärast. See on reaalselt 5 minuti kaugusel. Nice. Ja kanadalased on nii ägedad. Minu meelest on nii nagu warm ja kuidagi, ma ei tea, nii äge. Tead, mis on jube veider on Kanada puhul või? On see, et neil on meetristik, kui kõrval sama suures riigis on nagu see, mis see teine on. Noh, ühel on kilomeetrid, teisel on miilid. Jeps. See on nagu jumala veider. Autod ja kõik on nagu on 2 spidomeetriga, on ju. 2 selle meetristikuga. See on hea point praegu vist mõtlen, et ma olen ka päris paljudes nendes USA autodes siis eesistunud ja tõesti, neil on tihti nagu 2 tükki on ja erinevate süsteemide näidikud. Ma alguses arvasin, et see on sellepärast, et oleks mugav autot Euroopasse tuua. Siis ma veel ei teadnud, et Kanadas on meetermõõdustik. Ja kuidas Mehhikos on, ma ei teagi. Mul tundub, et Mehhikos on miilid ka. Ka vist äkki miilid, jah. Vähemalt neil on rool kõigil samal poolel. Ja, so nii et kui sa oled käinud Kanadas, siis Torontos ja see ei ole Vancouver või mingi muu piirkond käis? Ma olen käinud ka natukene rohkem sisemaale, et müstikakooliga seoses ka, seal on iga-aastased sellised võimsad laagrid. Warriors of Lightiks nimetatakse seda. Väga rets selline füüsiline treening ja siis see toimub tavaliselt kuskil looduses, kuskil sisemaal rohkem mingis kaunis, looduskaunis kohas nagu laager. Sama või erinevad kohad? Ma ei tea, ma olen ühe korra käinud. Okay. Ta vist on samas kohas, jah. Kas see mingi nädalane või? 5 päeva oli, jah. Ja see oli ikka nagu tõsine ületus nii egole kui füüsisele, et see on selline trenn, milleks nagu ka profid seal hakkavad juba pikalt ette valmistama, sest see on nii intensiivne, et seal on kombineeritud nagu paljudest võitluskunstidest parimad kokku pandud ja siis trenn näeb umbes selliselt välja, et kell 7 üles väike jooga, hommikusöök ja siis on kuni lõunali on intensiivne mingisugune harjutus, mingid treeningud, grupitreeningud nagu möllud stiilis, ma ei tea, 3 tundi mingit ühte harjutust teha, mis nagu hullult treenib nii musklit, kui treenib vaimsust, energeetilist keha ja paljudes võitluskunstides on ka samad metoodikad, et pead nagu mingit konkreetset asja nagu ülikaua tegema. 3 tundi on isegi vähe, et tõsised masterid teevad mingeid harjutusi päevades järjest. Ja one-on-one või sul on mingi kopsikott või? One-on-one tavaliselt, jah. Okay. Ja gruppidega ja siis on vahepeal lõuna mingi tund aega ja siis läheb jälle põhimõtteliselt nagu mingi 10-12 tundi päevas ja need, kes on veel tegijamad, neil on nagu veel mingi next level, mingisugune nagu süke militari tasemega nagu treeningud, et on veel nagu sükest roomamist ja sükest nagu eriti võimast asja veel. Et ja see on nagu, ma mitu korda ka ületasin ennast niimoodi, et ma olin lihtsalt pisaratest tänulik nagu endale. Et see oli väga võimas kasvamine ja selline ja teistpidi ka hästi fun, et ta ei ole sükene nagu süke sõjava stiilis treening, vaid kogu see asi on üles ehitatud joy ja fun'i peale, õnnelikkuse peale, et hästi palju nalja sai ja need treenerid on ka süksed nagu, nad on karmid, nad on ülikarmid, aga samas teevad ka nalja kogu aeg, kus nagu saab ja et see on nagu hästi nauditav protsess oli kõik seal. Kui palju sinna rahvusvahelise müstikakooli laagrisse inimesi kokku tuleb? Umbes? Või seekord vähemalt, kui palju oli umbes? Sinna saavad ainult need, kes on teatud tasemele jõudnud iseendaga, ehk siis teatud nagu piisavalt palju endaga tööd teinud ja oma vaimsuses
teatud tasemel. Ja umbes 100 kandis äkki. Et üle maailma. Palju sul mehi naisi on muidu? Nagu? No kuna see on... Mis see vaatepilt oli siuke, et enamus on dude'id või pannakse naised enamus ka seal? Kuna see on suhteliselt suur väljakutse üldse sellesse kohta jõuda, et sinna nagu varjari teekonda minna, siis naised on vaimsuselt on palju tugevamad tihti kui mehed ja see on ka sellest osakaalust näha, et naiste osakaal on kergelt suurem, kuigi kihvt on näha, et väga palju tugevaid mehi on ka peale tulemas täna, et seda on hästi äge tunnistada. Sa oled käinud kuskil, sa oled käinud erinevates riikides Mysticoolis vist, jah? Või? Londonis ka, jah. Okay. Kuidas see Londonis see vaatepilt on muidu? London on nagu siuke rahulikum, Toronto oli ikka keskus, et see oli nagu, kui ma Torontosse esimest korda sattusin paar aastat tagasi, siis see oli nagu siuke Harry Potteri koolitunne tekkis kohe nagu. Et kui Londonis on niimoodi 10 inimesi, siis seal on ikka üle 100. Et see on ikka suur keskus ja selline hästi võimas oli seda nagu suurt kogukonda näha. Oota, kas Eestisse on ka siis nagu tekkinud või tekkimas mingisugune üks haabidest või nüüd päris kergelt vist ei tekki, sest need on olnud nii pikk aega nendes kohtades, kus nad on olnud seni, jah? No suuremad keskused on London, Toronto, Tokyo ja Rio Brasiilias, Rio de Janeiro. Väiksemaid selliseid väiksemaid tsentereid või nagu ruume on väga palju üle maailma ja Tallinnas on siis ka Spark Spaces, mis me oleme partneriga üles ehitanud, on toimuvad ka Mysticooli asjad. Cool. Oota, kas praegu on veel ju käimas see awesome nädal, kus Spark Space avas oma uksed, on ju? Et pühapäevani välja on korralik trall on ju. Ja pühapäeval on just meestele on väga vägev, et meeste päev on, terve päev on meestele pühendatud, et see on just see koht, kus mehed, kes soovivad saada veel võimsamaks ja tugevamaks, on väga oodatud. Ja ma registreerisin ennast täielikult ka ära selle kella 4 saab tore olema. Äge jaa. Tulika tänaval siis uus süke äge space nimega Spark Space. Kus see nimi tuli? Kuidagi tekkis. Tekkis nagu Spark. Ja. Aga ma korra täpsustan üle, et see avamise nädala jooksul Mysticooli asju seal praegu veel ei toimu, et need on hästi eraldi nagu korraldatud sündmused kui mingi Mysticooli asi, et seal on praegu muud sellised vaimsed. Ja meil on tegelikult ootame hästi, on tulemas ka sellised intellektuaalsemad sündmused ka sinna ruumi. See, ma käisin esimest korda, kui ma käisingi seal, siis oli Mr. Thomas Walsberg tegi väelaulu, mis oli tuus ja ta pärast kirjutas ka, et ma võikski natukene trummiga The Beati mängida talle mõnikord, aga ühesõnaga Sparkis muidu seda väelaulu ei ole regulaarselt või on vä? Veel ei ole, aga me soovime, et tuleks. Okay. Aga näiteks kas seal joogat on regulaarselt? Ei ole, et joogaga on see, et me pigem eelistaks selliseid nagu keha vaimu ja siis sellised intellektuaalsed enesearengu nagu sündmusi rohkem, et joogaga, olen joogastiilist, aga seal on see, et seal ei ole pesemisvõimalust. Ja teistpidi neid nagu joogale spetsialiseerunud ruume on ka terve Tallinn täis, et me pigem hoiaks oma niši mitte jooga peal. Aga muidugi mingid sellised meditatiivsemad joogad võib-olla on ka nagu oodatud, aga vaatame kõik üle. Cool. Ja, kihvt ruum. Aga
peale seda Tommi väelaulu sündmust Sparkis ma lihtsalt mõtlesin, et nii huvitav, kuidas see on lihtsalt nii eluline ja kuidagi ilus, et inimesed alustavad millegiga ja siis proovivad nagu seda, kuidas ma ütleks inglise keeles nagu take care või nagu hoolitseda ja kasvatada millegi eest hoolt kanda, et umbes niimoodi, et Ian alustas podcasti ja ta annab sellele kindlasti aastakese või mis iganes või paar aastat on, et vaatame, kuhu see jõuab, on ju. Et sa otsusid näiteks nagu ruumi luua ja siis nagu seda asja kindlasti hakata kasvatama ja hoidma, on ju. Kus see idee muidu tekkis sul? Millal see tekkis? Et mingit ruumi see tekkis puhtalt ka vajadusest, et ka Müstikakooli nagu klasside jaoks, kuna ma ise neid korraldan ka ja nüüd ka olen ise siis viin läbi osasid klasse, siis oli vajadus, on ju, et siiamaani võtsime kuskilt mingid hotelli ja seminariruumid. Hotellid olid lukus vahepeal, on ju. Aga hotelliruumidega on alati, nad on võrdlemisi kallid ja seal on vaja seda setupi ja vaja orgunnida ja mingid asjad nagu transport on korralik ühesõnaga. Jah, et süke ettevalmistus ja kõik asjad on ja siis ja mul oli endal samas nagu nii mingit kontorit vaja ja siis nagu leidsin endal kodust mitte kaugel kõrval majas peaaegu ja siis tekkis mõte, et kui ma ta niimoodi ette valmistan Müstikakooli tehnoloogiatega loon selle nagu energeetilise ruumi sinna ja miks mitte seda siis ka teiste inimestega jagada ja seda välja rentida ja sinna ka sündmuse sisse tuua. Seal on siis nagu office sul ka või? Mingi laud või midagi? Kui seal, jah, ma saan seda office'ina ka kasutada. Nojah, kihvt. Mulle meeldib, et siis keegi nagu võtab mingisuguse näiteks ka mingisuguse space'i ette ja siis hakkab kasvatama. Ma olen päris paljudes muidugi käinud, võib-olla arveliselt võib-olla isegi enamuses Tallinnas. Ka muidugi Tallinnast väljaspool ka, aga Tallinnana just kui olles siis peamiselt satud mingi esinemiskohta või mingid väelaulu asju tegema või ma ei tea, isegi osa võtma mingites muudes sündmustes, kus võib-olla lauldakse ja midagi sukest just nagu Tallinnas. Et jah, väga kihvti kohti on. Kuidas näiteks muidu tänapäeval üldse, kas sa pead ka kuidagi arvestama mingisuguse piirangutega Eestis või umbes, et keegi, mitte et keegi tänast tuleks nagu midagi üle lugema, aga kui tuleks, siis umbes mingi 51 inimest ei tohi olla ruumis või mingi süke jahurdus ka või? Praegu vist kehtib veel see, et täna tegelikult ei tohiks kehtida. Vahepeal kehtis küll see, et on 2+2 on ju 2 meetrit vahet ja ruumi täituvus võis olla pool täis nagu täituvusest. Aga täna seda 2 meetrit enam ei ole praegu ja minu arust ruumi täituvusega peaks ka tänaseks olema nagu, et seda piirangut ka ei ole. Sest esimest korda nüüd üldse ma paari päeva jooksul olen näinud siin kõrvalruumides, siin stuudios kõrval on ka mõned saalid ja inimesed käivad, näiteks eakad inimesed käivad mingid tantsuvärke tegemas ja mingid muid trenne vist ka tehakse. Mingid hetkelt mingid lapsed siin tegid ka mingid baleriinivärki vist on. Ehk et näib, et vist võib nagu teha ja kõik võtavad jälle julget osa. Sest tore muidugi, kui see jääb nii on ju. Inimesed nagu siuke paisu tagant nagu tahavad täiega nagu midagi aktiivset teha ja võib-olla sotsialiseeruda on ju oma vanustega ka. Ja so sa kirjutasid millegi raamatu. See võis olla palju mingi 1,5 aastat tagasi äkki nüüd isegi või? 2. 2? Ei, 2 raamatut. 2 raamatut kirjutasid? No üks on eesti keeles, teine on täiendus inglise keeles. No okei. Ja see inglise keel tuli hiljem? Ja kuidas neil selles mõttes nagu läinud on? Kas sul nagu selle pealt, kuidas läinud on, näib, et eestlastel on nagu täitsa huvi teema vastu või kuidas? No raamat tuli välja pisut valel ajal, aga arvest 2 aastat tagasi, kui krüptorahandus kukkus. Aga arvestades seda, ma arvan, et raamatul läks väga hästi ja täna läheb veel endiselt, et natukene veel turundame teda ja ma ei ole nüüd viimaste numbritega kursis, aga ma arvan, et on üsna lähedal läbimüügile. Aha, ja kes selle välja andis? Üks väiksem kirjastus.
praegu nimi ei meenu. Alright, cool. Üks väiksem kirjastus. Nice. Ja inglise keeles on ja ka sama asi, et sissejuhatus krüptoraha maailma ja see on siis, seda ma tegin nüüd teistpidi, et olin nagu ise kirjastaja ja panin ta otse Amazoni siis. Okay. Aga e-raamatuna on ta ka kuskil olemas või? Amazonis, jah. Nice. Ja Eesti oma ka e-raamatuna. Apollodes ja selles Apollos ja rahvaraamatus, jah. Aga what about audiobook? Oled sa mõelnud selle peale? Jaa, inglise keelest olen mõelnud küll, jah. Et ma olen isegi nagu juba vaikselt mingit testi teinud aga kuidagi praegu on ühesõnaga peab natukene aega võtma selle jaoks paar päeva, siis saab tehtud. Iseenesest on alati hästi tuus, kui paljud lihtsalt mainivad seda ühesõnaga, et autor ise loeks nagu oma raamatu sisse, see oleks nagu tuus. But I'm just saying, if you need someone with, English as almost their mother tongue, et ma ise nagu räägin suht pigem puhtalt inglise keelt, sest et tõenäoliselt on kõik Sister Mary, see oli üks õpetaja Vanane hariduskolleegiumis, Sister Mary õpetuse tõttu, aga terve klass pani muidugi nagu puhast inglise keelt juba hästi noorest peast alates on ja. Et kas veel näol ma käisin mingit EAS-i videot filmimas, kus mind kasutati siis presentaatorina, et see on selline ingliskeelne video. Et sellest kohast tuleb iseenesest nagu suht kasuks, kui selline video, mis läheb siis põhimõtteliselt nagu välisinvestoritele nagu näitamaks, et näe, mingi Eesti piirkond, siin toimub selline värk on ju, igast tööstuskaadreid ja mingi droonikaadreid ja siis natukene tutvustavad teksti. Et selles on nagu pigem äge, kui on inglise keel selline, et ei ole nagu hello and welcome to the thing, et Estonia, we good people here on ja see oleks nagu pekkis. Et kas me näiteks see, kohe panin tähele, olin, ma ei tea, mis päev hiljuti Stockmannis ja mingisugune announcement on see PA peal on ju. Eesti keele variant lõpeb ära ja siis tuleb, mingi allahindluse kohta mis iganes ja siis tuleb inglise keele versioon sellest samast asjast ja jumal tänatud. Ma vaatasin, mitu aastat see võttis aega, et tuli ingliskeelne värk, teine inimene, obviously teise häälega, räägib puhast inglise keelt ja sama asi tekst räägitakse maha. Nii palju, kui ma kaugele, kui ma mäletan, alati on selline case mingi ja ootame tagasi ostlema. Hello customers. Nagu mingi selline pekkis inglise keel. Sama inimene räägib sisse inglise keelset tekstid iga aga see on nagu väike asi, samas nii suur asi, nagu siis see oli nii next level, oled Stockmannis, eesti keelne tekst lõpeb ära, boom, keegi nagu actual inglise keelt kõnelev inimene, boom, räägime värki, vene keel siin otsa, keegi actually venelane on ju, kelle nagu ema keel on vene keel, räägib selle teksti, see on nagu professionaalne nagu 2020 hakkas värkales pihta, nagu seni on kogu aeg olnud mingi happy people and welcome back to the shop, to the thing, to the bee, we kuradi end at 10 PM, very good, bye, on ja mingi selline tekst nagu. No aga anyways, näib, et inimesed actually mõtlevad, mingi PR-tüübid mõtlevad selle peale ja lõpuks on hakatud nagu tegema professionaalselt. See on oluline, jah. Aga jah, ma olen ka mõelnud korra nagu vaatasin selle nurga alt ka, et äkki laseks kellelgi selle ära teha, aga samas mulle tundub ka, et kuidagi mõnusam on kui autor ise loeb ja teeb ja ma tunnen, et see on minu jaoks ka hästi suur arengu ja õppimise koht, et artikulatsiooni harjutada ja emotsiooni sisse panna ja et ma tunnen, et ma pean selle ära tegema ja lihtsalt mingi hetk aega võtma ja. Täiega, see on jah cool ja eriti kui mingi, see on äge tripad, sest isegi näiteks kas või selle EAS-i videotarbeks mis iganes ma rääkisin sinna kaamerasse otse, what up people, siis lisaks oli mul vaja teha pärast nagu voice over'id, ehk siis samasse maiki rääkisin siin stutsi laua taga mingid teatud teised laused sisse, mis tulevad siis nagu kaadrite peale jooksma, ja juba see on alati siuke omaette trip nagu, sest esiteks ma proovin mitte olla liiga mingisugune filmitreileri lugeja. In Estonia, East Estonia, welcome to this branch of mingi, sükest jama pole vaja, et liiga palju, pluss
kui ma pean nagu, sa pead nagu mõtlema, et kui mind just filmid, see klipp pannakse kokku, tüüp just rääkis mingisugune drooni kaamerasse mingi värgi on ja siis droon sõitis mingi ülikaugele ja umbes peale mingit lööklauset, siis et ta oleks nagu suht sama vibe'iga nagu räägitud sisse on obviously see aitab, et sama inimene räägib, okei. Ja siis, et ta ei räägiks nagu väga teise nagu kuidagi viisiga või teise artikulatsiooniga. Nii et, aga lihtsalt, et see proovida nagu teha nagu ülipuhas take'i, see on paras trip, siukene, siis ma panen rekordima ja siis loed mingi teksti, loed mingi teksti peale. Siis teed nagu mitu take'i on ja siis keegi, kindlasti tõenäoliselt, kui sa hakkad seda tegema, siis keegi nagu helitehnika aitab on ja sellega, et kõik on nagu õigesti üles seatud, pluss, et võtan selle uuesti, lähme tagasi, et kõik, mis lindistatakse, et siis hiljem oleks võimalikult vähe nagu musta materjali. Pärast on muidu pekkis nagu. Ja, aga see basic läheks mingi Audible, Amazoni Audible platvormile, mis nagu nii nagu käib. Äge. Drums. Milles võimalik mingit trummivärki mängisid? Sul on ülihead džembe endal ju? On. No. Aga nagu kellegi koos mänginud ka? Vaada? Ei ole väga. Ja meelega mängiks muidugi. Aga trummisett? Trummisett seisab mul garaažis praegu. Nii, sul endal on ka sett? Elektrooniline. Ja mis sett see on? Rolandi V... See, mis sul oli siin ka, aga ma natuke seisus vahepeal. V-drums vist on veel selle? V-drums mingisugune ja selle lihtsama ajuga. Et aga ma praegu mingi hetk tunnetasin, et on natukene pausi vaja või prioriteedid kuidagi muutusid ja võib-olla tuleb tagasi. Vahel oli, viimati ma mängisin Viru Folkil. Nii, et see oli suht hiljuti kuna ma ei käinud siis. 6 aega tagasi. Et see oli niimoodi, et põhiesinejad, põhise programm oli läbi ja siis läks mingiks jämmimiseks. Kohalikud bändid tõid oma mingi staffi välja ja instrumendid ja siuke korralik siuke külapidu hakkas pihta. Laval? Mitte otseselt laval, mingi terrassi peal seal kuskil. Ja siis mingi hetk nagu keegi tõi osa trummisetist ka välja. Ja trummar aga siis trummar väsis ära, kukkus ära kuskile. Ja samas kitaristid olid seal nagu olemas ja siis ma küsisin, et tavai, ma proovin ka veits. Ja siis me jämmisime seal mõned lood ühe kitariskiga. Et päris lahe oli vahelduseks. Ja tavaliselt puupulgad. Jah. Cool. Ma ise kasutan tundides päris palju erinevaid pulkasid. Ma just soetasin mingid carbon fiber pulgad ka, mis on päris tõusad siuksed nagu helemust või mingid hästi tumehall. Nagu natuke raskemad, aga samas see suurus ehk siis jämedus ja pikkus on kõik sama ja lihtsalt ehk siis ta üritab 5A ikkagi olla nagu suurus, kõige tüüpilisem suurus, aga ta näget on natukene nagu raskem kaalult, aga võib-olla... Nad ei kulu, on ju? Yeah, exactly. Pluss vast saab olema, ehk siis aeg näitab, mis saab. Seni pole väga kulunud, aga meil on nagu väga palju mänginud ka, aga ma imest teha, et kui sa neid taldrikuid peksad, siis ta ei anna nagu nii kiiresti otsi. No, elektriliste setiga ka pulgad ei kulu, mida. Jah. Ma pole kunagi elektriseti endal olnud, aga päris paljudega ma olin mänginud ja alati täiega meeldib mängida. Seepärast ka mingi ei tasu mind väga kuskil muusikapoes lahti lasta, ma mingi jooksen kuskile mingi seti taha, panen klapid pähe. Tahad ära osta? Palju maksab? Ma arvan, et mingi 7-8 sotiga annaks ära. Need on siis nagu päris head. Ma ei tea nagu need mudeleid väga peast, ma just tean, et eelmine aasta vist aitasin sõpsi tütrele leida elektrisetti vist mingi 350 kasutatud mingi set, mis oli siuke nagu võib-olla nagu miinimumhind, mille üldse saab nagu mingi seti, et harjutusi teha. No see elektroonika ja setil on ikka väga suur vahe, et kui ma vaatasin ka neid, et siis see, mis mul on, maksab tutikana mingi 1,5 poes. Ja seal on see heliprotsessor, seal vahel on hästi oluline ja siis
see, et ta on meshidega, mitte lihtsalt need kummilatakad või mingid odavad nagu käkid, need trummipõhjad või nahad. Ja need trumminaha tehnoloogia. Jah, et see tehnoloogia on meshiks nimetatakse seda, et seal on mingisugune huvitav võrk ja siis on mingi andur seal all, ma ei tea, kas UV-ga või ma ei olegi aru saanud, kuidas ta liikumist mõõdab, aga see annab hästi palju nagu dünaamika leveleid erinevaid juurde. Et elektriliste trummide puhul on kõige suurem nagu erinevus ja suurem miinus on see, et see dünaamika level on ja akustikal sul põhimõtteliselt level on nagu 100% on ja siis elektrisettidel olenevalt setist on seal kas mingi 8 mõnel või 20 või 50 või saad ise seal tuunida on ja aga meshidega on see ikka päris suur. Ja vahest küsitakse mult, et on seal nagu vahet ka, kui ma seti umbes ostan on ja enamasti on lihtsalt inimestel see kees, et kui nad elavad kuskil korteris, siis nad ei taha, et naabrid tulevad kirbega on ja et natuke eluohtlik võib-olla, aga et siis valitakse nagu võib-olla elektrisett on, et nii mõnelik on õpilasel nagu elektrisett, aga peamine point ongi nagu see, et see vahe on see, et kui sa näiteks ainult harjutad elektriseti peal on ja siis nagu sattudes naturaalse trummikomplekti taha, siis need tommid võivad olla nagu nii halvasti vastu põrkavad, nagu lööd pulgaga, jääb sinna külge, sest et ühesõnaga elektrisett nagu harjud nii ära sellega, et nii kerge on lüüa, lööd tõks pihta ja põmm, põrkab nagu pulk ise, nagu midagi oleks. Ja siis reaalsus on see, et tegelikult nagu palju rohkem vaeva nägema teatud kiirete asjadega tommide peal on, et nagu pead nagu füüsiliselt palju rohkem välja andma endast. Ülejäänud stuff vist on suhteliselt nagu sama, bass drum sama, soolotrumm on alati hästi pingul, doesn't matter. Hätt ka on ju, et hätt on ka siuke, kas sul on siuke hätt, mis käib, mis on actually nagu hätt või, nagu 2 komponenti või on siuke üks plaat? Üks, okay. Hätid on kummist või hätid ja need taldrikud kõik on kummist. Ja vaatame seda asja. Et seal on, ta ei käi otsast lahti, vaid tal on lihtsalt andur, jala andur, mis annab talle teada, et nüüd on natukene rohkem lahti ja nüüd on kinni. Ja ma mingi paar kuud tagasi nägin Rolandil tuli ka mingisugune, ka mingid uued seeriad, mis iganes välja, aga ka täiesti uskumatu, kui heaks on see sound ja kogu see kvaliteet läinud. Esiteks nad välja nagu kõige mingid kangemad asjad, siuksed hästi ilusad nagu paksud. Eks trummil on tegelikult ka nagu mingid sügavust on ja need kõik need elektritrummid on ka siuksed nagu teatud sügavusega ja nagu mingid kihvtimad värvid juba ja värgid ja hästi kihvtiks on läinud. Soundidest rääkimata. Sinna saab hullult nagu igast leedid ja valgused juurde panna ja kui sul on tarkvaras on olemas info on ja kui kõvasti sa lööd ja siis selle info saab ju väga lihtsalt mingisugusele LED-protsessorile edasi asendada ja saad sinna mingi hullu värvi muusika juurde ehitada, nii et jah, hästi palju erinevad valikud soundid ja sealt saab väga palju ägedaid asju teha. Yeah. Eks Roland vist ole üks parimaid tegijaid ka selles elektriseti maastikus. No anyway, ma panen selle selles mõttes nagu kõrva taha, et mult ikka vahest küsitakse erinevaid pille, kas on džembet või kus ma saan mingi seti või siis isegi hangi. Sa ise ei ole tundnud, et hangi läheb sul vaja elus? Mul üks emotsiooni ost oleks peaaegu olnud mõned aastad tagasi. Kust kaudu? Nagu Eesti mingi tootja või? See oli isegi päris hang, see originaalne veel. Ja ma panin ennast napilt väga vähe ei puudu, et ma panin ennast kirja sinna, oleks makse ära teinud. Kuidas see selles käis? Kuhu sa sattusid mingi netilehele või? Ma tegin research sest kui ma selle pilli leidsin, avastasin, siis ma olin kohe jumalast lummatud. Ja ma uurisin välja, et Šveitsis mingi tüüp toksib kokku neid ja et vinge tehnoloogia ja hästi ainulaadne ja täna on juba mitmed teevad ja erinevast kohtadest tehakse neid. Aga siis ma uurisin ja teist korda ma oleks vist ka isegi mingi teise ostnud kuskilt kaudu, kas see, mis Venemaal tehakse või SPB näiteks on üks äkki, aga praegu ikkagi tundub,
et veel ei ole aeg. Võib-olla tuleb veel. Kas sulle näis, et sa sattusidki actually nagu selle Šveitsi originaal nagu hangi tootja mingi lehe läbi? Jah. Okei. Aga mitu aastat tagasi see oli? See oli ikka mingi 8 äkki või? Okei, siis on täitsa reaalne jah, sest et esiteks nad juba mitmeid aastaid üldse ei tee hangi enam. Neil on jah mingi teine tehnoloogia vist või mingi uus pilv. Teist asja, minu meelest tuttaval Brunol, mitte segada ajada Brunoga, see on üks teine tüüp, aga Bruno. Minu meelest tal on nii Šveitsi hang kui ka see uus asi, millel on tõenäoliselt mingi uus nimi, mitte tõenäoliselt aga ongi uus nimi, ma lihtsalt ei tea, mis see on. Aga kui ma õigesti mäletan, siis tal on auk keskel. Ma ei tea nagu, miks see nagu hea. Ma minust isegi proovisin seda asja. Ta on nagu vist teistpidi pööratud kuidagi. Jaa, aga tal on nagu mingid noodid ikkagi ääresest ka. Aga nii see keskmine noot keskel, kõige madalam noot, see on ju nagu oluline. Ma ei tea, võib-olla me peaks YouTube'i sukelduma ja vaatame, et sükast asja tehakse selle pilliga, muud moodi seda teha ei saagi neid ägedaid helisi. Võib-olla mingi point seal, miks nad tegevad uut asja. Samas nagu ma võtsin selle kätte ja ma tegin, mis ma tegin ja ma suudan kuskilt igast asjast mingi soundi välja võluda ja nagu olles trummar on mingi 20 aastat. Ja ma seal ei tundnud nagu, et ma unustasin sinna lüüa, sealt tuleb see asi. Ühesõnaga see tundus natuke nagu mitte nii täiuslik asi. Ma ei olnud nagu sellest otseselt vaimustunud, aga anyway, kui see hangi tegemine veel käis ja niimoodi, siis nad olid ikka need kuulsad jutud nendest mingitest mitmeaastastest järjekordadest on ja mingi see second hand turg mingi 5 tonni euri on umbes pillen ja midagi sugust. Mis see millega sa olid nagu mingi lukku löömas hinda? 2 vist oli siis. Okei. Sest et nagu mul on olnud üle 5 aasta jooksul mõned Helitonid on ja see on nagu Eesti hangi koopia tegija bränd ja väga rahul. Esiteks juba see, et Marek, kes neid Lõuna-Eestis kopitseb, ma ei tea, kas on sõna, aga Kõpitseb. Väikse haamrikesega, ei tea, see on pikem protsess vist, aga ühesõnaga hästi kihvtilt neid teeb, siis ühesõnaga ta pani need hinnad nagu õigesti selles mõttes paika, et kui ta alustas, siis see oli alla tonni ja kõlas jumal hästi. Kõik oli väga puhas sound, tegi kostnud väga nagu kaua, kui sa lõid sinna vastu, siis ta ei olnud väga pika kõlaga, mis on tihti nagu see asi, mida sa veits tahad, sest et see on üks nagu võib-olla, mõnes mõttes on üks lihtsamaid võib-olla instrumente, mida mängida. See on nüüd suure tärniga väide, ma saan aru, sest kui ma teen hangitunde inimestega, päris paljudega, siis jah, see ei ole niimoodi, et kõik kohe boom mängivad, et seal on ka vaja üht koma teist nagu teada, aga lihtsalt, et ta on selles mõttes üks lihtsamaid, et sul on piiratud arv noote. Ja seal on raske failida. Jah, see mõttes, et isegi kui sa oskad enam-vähem nagu lüüa niimoodi, et ta hakkab kõlama, isegi kui sa lööd mingi, ma tea, 4 nooti korraga, mängid järjest, lööd suvalisi nooti koos, ta enamasti kõlab suht nunnult ja ilusti ja nagu enamus hakkavad juba nutma, kes kuulavad on ja. Ta on päris tuus on ja päris nagu kiiresti käib see. Aga mis on nagu tuleb kasuks, on see, kui pill nagu kestab nagu sustain, seda kestvust on tal. Ja mida aastaid edasi, seda rohkem Helitonil on seda juurde tulnud kogu aeg, nii et praegu on täitsa nagu, ma olen igatepidi nagu rahul nende nagu kvaliteediga. Midagi üle tonni on hinnad on ja samal ajal kui näiteks mõni aasta tagasi sõpsile läbi, jumal teab mis, mingi transactioni kuidagi pidi läbi Taani, siis läbi Ameerika, saime ka ühe justkui nagu handpanni, mis on nagu hangi koopia, siis taas on handpan üldnimetus, mis oli nagu $3,000 on ju dollarit, aga igat tema hinda pealt ma pole nii head pilli elusas mänginud. 4 nooti all ja 9 peal, ehk siis 8 tükki ääres. Mis olumisi mängid? Mis mängidki, kui sa hoiatad süles, siis nad on paigutatud ja sinna alla niimoodi. Et ma ise ei ole väga nagu harjutanud hangi.
ehk et ma ei ole jõudnud, kuna ma ei ole harjutanud, siis ma ei ole nagu integreerinud neid noote oma nagu mängu sisse. Aga ma olen näinud kõrvalt, kuidas seda tehakse ja see on igati tuleb nagu kasuks. Kui sa tahad mingit konkreetset lugu suuta nagu võimalikult kuidagi mitmekesiselt ära mängida. Et kui sul on lihtsalt noodid, sa actually kasutad neid noote, on ju. Et muidu mängid pealt oma värki, siis vahepeal käid korraks näpuga all. Nii et hästi ilus on olnud näha ja kuidagi lihtsalt. Ühesõnaga, see oli lihtsalt niimoodi, et ma oleks mingi 4 aastat tagasi hakkasin tegema ühte kontserdit Vanalinnas ja siis oli üks Taanist pärit tüüp, keda ma tegelikult vist olin Tais kohal, ma teadsin teda. Oli seal kohal ja ta oli selle 3-tonnise pilliga, mis on USA's tehtud, Terratons on see tootja. Ja siis ta lihtsalt mängis soundcheckis mingit lugu ja ma olin nagu karp lahti, ta laulis samal ajal ka kaasa, aga vaatasin, et tüüp jaurab seal midagi, käpib seal all on ja saatis oma nagu lauluviisi nii ilusti selle pilliga, aga ma sain aru, et selle pilli on selles mõttes eelis, tal on rohkem noote, sa saad rohkem nagu akorde või asju, sa saad ühesõnaga rohkematele lugudele kaasa mängida, võib-olla keerulisematele isegi. Nii et mul jäi see nagu pill kohe meelde. Ja siis kui sõps ütles, üks teine sõps ütles paar aastat tagasi, et käis mul siin stuudios tegime mingi džembe tundi vist, et umbes, et sul on selline pill, et kust neid saab. Ja siis mul just meenus, et võiks küsida sellelt Taani inimeselt, et kus tal selline nagu vinge pill tuli ja õnneks oli müügis. Nii et lihtsalt, et nagu need sellised pillimeistrid vahest võivad vist olla perfektsionistid, mis on arusaadav, aga ühesõnaga see läks Taanist tagasi Ameerikasse kõigepealt. Seal häälestati seda ja siis see tuli tagasi Euroopasse. Nii et mitte, et tal midagi viga oleks olnud tõenäoliselt. Lihtsalt nagu, et kui me nagu... Et oleks ikkagi veel parem. Tihti tootjad tahavad nagu hoida teatud kontrolli oma nagu beebide üle, oma toodete üle kuidagi, mis on ta välja lasknud, et jah, see on nagu, ma ei tea, mul on nagu, kuidas oleks mixed feelings nagu selles osas, et ütleme, et sa ostad Bentley on ja siis sa tahad oma naabrilt seda müüa aasta hiljem, sest et sa tahad osta midagi muud nüüd. Ja siis Bentley esindus ütleb, et ei oota kindlasti, et müü see meile kõigepealt, me räägime ise su naabriga, on ju. Ei oota, ma just panin mingi ilge klotsi selle Bentley alla, ma teen seda, mis tahan sellega, on ju. Et mul on, nende nagu tootjate perspektiivi tasuks ka kuulata, miks nad nagu tahavad seda kontrollida nii. Sa seda uudist kuulsid, et Ferrari esindus avati Eestis ja aasta planeeritud läbimüük tehti 2 nädalaga ära. Ei, seda viimast osa ei kuulnud. Jumala reit seda. Wow. 5 autot osteti 2 nädalaga või? Nagu, mis mõttes, see näitab seda, et jällegi kriisi ajal rikkamad saavad veel rikkamaks ja vaesemad jäävad veel vaesemaks. Jah. Et huvitav, jah. Just enne kui sa siia ütlesid praegu, ma käisin ühe automargi, ma proovin olla ka natukene hämada meelega, ühe suur autotootja esinduses ühte autot võtmas laenuks. Ja siis ma nagu lihtsalt küsisin, selline väike chit-chat oli, et kuniks ta kirjutas mu elu ära paberil lepingusse, et printis paberid, ma samal küsisin, et kuidas automüük siis ka läheb, on ju, et rasked ajad, kuidas teil läheb. Et ma mainisin kohe, et ma olen kuulnud, et nagu, et muidu autode müük nagu nii ja naa, aga luksautode müük Eestis on nagu tõusnud, on ju. See härra iseenesest pigem ei osanud nagu, kuidas ta ütles, et mitte nagu kinnitada ega ka ümber lükata seda väidet, et ütles, et pigem kõik on nagu aeglane. Ma ei tea, ma lihtsalt kuulsin, kas raadiost või siis on raadiost, ma ei kuule raadiot, aga võib-olla see hetk isegi oli mingi raadio lahti. Võib-olla selle EAS-i video päeval kõrval ühe inimese autoga sõites oli küll raadiost mingid uudisid käisid läbi, et Mersude müük on Eestis nagu suurenenud nagu koroona ajal. Ehk siis nagu ja mingi lukskaup veel, ma mäletan, mis bränd see oli, aga ühesõnaga, et nagu luksstaffi on rohkem müüdud. Nii et basically see make sense, et Ferrus osteti. Jah, rahvas on aru saanud, et raha põleb veel kiiremini kui varem ja nüüd kiiresti kahmatakse ja mingid
võimalikult lukskaupasid, mis hoiavad oma väärtust vähemalt natuke aega. Et ferru võiks hoida väärtust või? No rohkem kui, ma usun, et järgmise 5 aastaga ferru hoiab oluliselt rohkem väärtust kui dollar. Kui? Dollar. Noh, oleneb, kui halvasti dollari läheb. Kui hästi ferru on hoitud. Või seda jah, kui vähe sellega sõidetakse, sest ferud on hästi tundlikud miilidele, on ju. Nagu, et see on üks selline tuttav meil ka, kes on hakkama saanud ühe punase ferruga, on ju. Siis paneb vist, proovin meenutada kilometraaži aastas, 20 kilti aastas või? No, mitte ta proovib nagu ennast tagasi hoida, aga lihtsalt ta nagu... on see alles ikka? Ma ei tea, ma pole ammus kohalt sellel teemal. Aga lihtsalt, et noh, ma ei tea, teisi autosin ka ja nagu palju praktilisem autosin ja lihtsalt, et noh, saad oma lusti kätte esimeste kuude jooksul võib-olla peale soetamist ja siis nagu noh, tuleb praktiline elu nagu vahele või kuidagi valid midagi pehmemat ja võib-olla ei viitsi nagu sõita Eesti teedel sportautoga. Aga et jah, aga anyways, pannakse basically väga vähe kilometraaži juurde just sellepärast, et hoida hinda. Ja ma ei tea, ma vahest nagu süda veits tilgub verd, kui ma jälgin mingit auto contenti ja siis need ferru omanikud erinevad, seal on kogu aeg umbes mingi ja siis läheb treiler peale, me sõidame umbes mingi nii vähe ja siis noh, ühesõnaga näha, et nad üritavad tagasi hoida nagu seda, noh, süge tunne, et nagu sõida sinna kohale, ära mõtle sellest on ja sa saad seda lubada, let's go, nagu mis sul vahet on, et okei, sa panid mingi 1000 kilti aastas võib-olla nagu ferru peale, aga nagu, ja noh, ma saan aru, et sa kaotad sealt võib-olla mingit raha, siis on nagu, Jesus Christ, sul on sitaks raha, mis sa, kui sa pead nagu mõtlema, et treila sõidab järgi ja need nagu iga kilomeetri arvel, see tundub nagu, ma ei tea, nii kahju. Anyway, igatahes huvitavaks teada, mis ferrusid müüdi, aga seda ei olnud kirjas vist. Oli küll, aga ma peast seda ma ei jätnud meelde. No okei, ma leian selle artikli ka üles tõenäoliselt. Kuhu kohta see tehti, kes ma ei ole seal käinud ega mööda sõitnud ka oma meelest? Ma ei teagi, kas ta oli äkki kuskil seal, ma ei tea, äkki oli selles, mis on seal Rotermannist üle tee äkki seal linnakus. Ehk siis nagu Lambo kõrval majas või? Ahteris või? Okei, no eks ma vaatame. Sealt, ühesõnaga Aabisti sa ei ole siis käinud seal. Me võiks sinna minna koos. Ma ei tea, ma väga Ferrari fänn ei ole. Ei ole või? Jah, lihtsalt, no ongi süke hästi ja nagu emotsiooniauto võib-olla korra päeva võib-olla sõidaks ringi ja ma arvan, et see oleks nagu tehtud selleks korraks. No, sina Teslaga kindlasti fännad, aga sa saad, selles mõttes naudita, sa absoluutselt iga kord, kui ma olen nagu kas kõrval või esimene kord ma vist isegi lunisin ennast rooli, on ju. Et nagu, et Aabisli elektriautot kogedes iga kord tuled ära mingi, lähed oma autosse, paned mingi mootori tööle, mingi mootori, tundub nii jabur, sa tunned, kuidas see on nagu dinosaurus, nagu sa paned nagu mingi eelmise sajandi mingi asja tööle nagu. Just, et nagu sisepõlemismootor nagu minu arust see oleks võinud olemata olla see mingi 80-100 aastat vahepeal siin. Ja see peaaegu oleks võib-olla saanud juhtuma nii, et see oleks olemata, on ju? Jah, et tegelikult elektrimootoriga autod olid esimesed, on ju, mis eelmise sajandi alguses tulid. Ja Mersu või? Minu meelest see oli Mersu. Äkki oli jah, isegi. Aga jah, siis tulid need naftahiiud vahele ja noh, tegelikult mis nagu toimunud on selle ajaga on nagu meeletu inseneriressurss on sinna vahele pandud ja meeletu energia raiskamine, mida sisepõlemismootor teeb ja süsinikud ja kõik muu stuff, mida maasest välja pumbatakse ja noh, jah, ta on nagu tõesti, ta on väga efektiivne energia talletaja, aga energia siis transformatsioon või muutumine ühest teise on üli ebaefektiivne, kui võrrelda keemilist energiat, mida aku talletab. Kas see? Et see on ja üks on nagu see asi, aga kui nagu sõidumugavust ja kogu seda funktsiooni vaadata elektrimootor versus sisepõlemismootor, siis noh, nagu
põhimõtteliselt seal midagi väga enam täna sisepõlemismootori kasuks ei räägi. Või ma ei tea, või tead sa midagi? Okay, üks asi hääl. No vaata häälega on ka juba see, et selle saab elektrooniliselt asendada, et no jah, müüakse komplekte, mis sa paned omale. Saab ka silikoniga asendada, I'm sorry. I'm just saying, küüned saab ka kunstküünetega asendada. Okay. Ma saan aru, et näiteks, kui see on täiesti arusaadav, kellegi näiteks ütleme, ei ole mingit, ma ei tea, mingi, auto ei pea mingi häält tegema. Auto on eelkõige mingi praktiline asi, et oleks mugav ja funktsioneeriks hästi ja toimiks hästi. Et igas mõttes nagu make sense, et miks siuke elektriauto näiteks osta on ja cool. Aga lihtsalt, et on päris palju neid, kes nagu tahavad mingit mootori häält kuulda on ja või nagu kuidagi. Ja seda on juba aastad tagasi räägitud, et see tuleb esiteks juba elektriautodel tehakse oma hääli, siis BMW ja mingid muud tegelased on juba aastaid pumbanud kõlaritest sisse salongi nende kõige võimsamate mudelite hääli. Need on mingi BMW-l on ka mingid siuksed nagu kõige kangemad mingid sportversioonid oma seeriautotest. Ja neil tuleb kõigil läbi spiikrite salongis tuleb osaliselt heli. Tegelikult? Ja enamusel muidugi see ei meeldi. Kui sa räägid mingisuguse autopedega, ta ütleb... Seda nagu välja ei saa lükata või? Ma ei ole seni aastate jooksul näinud ühtegi videot, kus keegi oleks maininud umbes, et by the way, sa saad palju lülitada või by the way, kui sa võtad selle fuse'i, mis see fuse eesti keeles? Kaitse, et sa võtad selle ära, et siis on probleem. Ma ei ole seni kuulnud, et keegi oleks olnud, et see süke easy fix on. Ehk, et ma imesta, kui ei saa. Ja minusugune autopede näiteks, kui ma seda kuulen, mul on nagu mingi, oh my god, nagu no, siis ma pigem oleks vaiksemad salongis, teeks akna lahti või teeks akent lahti midagi, et kui ma tahan oma häält kuulda, aga anyways, mingit fake nagu noisi panna, palun ei. Aga samas Porsche Taycan on ju, mis Tallinna pildis liigub ka veits juba, sellel pidavat väga-väga cool heli olema, mis eelkõige salongis kuuled, not so much nagu väljas võib-olla ka, aga eelkõige nagu salongis päris kehvlilt hoitakse sükest mingid elektri, mingid surinat on ju. Et see nagu oli hästi õnnestunud ja inimestel pigem meeldib. Aga jah, ühesõnaga mingid fake helide värki tehakse päris palju. Jällegi, mingis kohas on see cool, on ju, kui see on nagu hästi õnnestunud ja kuidagi elektriauto ei teegi häält ja pigem nagu see ise võib-olla ma ei tea kuidagi, et see heliline sensatsioon on veits nagu oluline, see on vahest päris tuus, eriti kui sa saad seda välja lülitada. Aga kas see võibki olla nagu huvitav selline muutus, mis toimub, et nad täna on nagu tõmbab kuidagi käima, eriti mehi on ja see võib-olla see nagu võimutunne või siuke kontrollitunne on ja kui sul on plahvatused käivad kas tšikliga jalga vahel või jalgade ees on ja automootoris või selja taga on ja reaalselt mingi tuli põleb ja plahvatab seest on ja et ja sel hetkel, kui sa gaasi vajad, sa tunnetad kogu seda jõudu ja seda dinosaurused, mis seal sees põlevad on ja et aga võib-olla see ongi nagu ka muutumises, et võib-olla 20 aasta pärast enam sisepõlemismootor nagu meest nii käima ei tõmba, kui see elektrivilin hoopis. Ja väga võimalik. Ma olen isegi mõelnud sellest asjast, mis sa praegu räägid. Just selle koha pealt võib-olla vaadata, et miks mulle meeldib. Lihtsalt enda self-exploration, miks mulle meeldib autod. Lihtsalt, et igaks juks vaadata sinna, et see oleks niimoodi, et see on mu mingisugune väljapääs või mingi escape, et mitte tegeleda mingite muude asjadega. Vaadata selle otsa, et miks just autod näiteks on ja siis ma olen neid asju nagu vaadanud selle koha pealt ka, et miks näiteks miks see heli kuidagi nii oluline või samamoodi, et kuidas see on seotud sama asjaga, mis sa mainid, et siuke nagu võimu tunne on ja et sa vajutad ja raista läheb edasi ja nagu kogu see siuke mitte nagu violent, aga teatud siuke nagu tugev jõulisus on ja mis käib selle kaasas. Et ma olen seda asja nagu vaadanud selle vilgu alt ka. See on hästi taandub nagu päris palju kontrolli vajaduseks, mis on tegelikult saab sealt veel sügavamalt vaadata ja kus see veel tuleb ja miks ta on üldse ja miks seda vaja on. Aga need, kellel see on ja siis väga palju maandatakse seda kontrolli vajadust kas suurte masinatega,
suurte masinate juhtimisega, et kui sa ikka keerad väikses rõmega roolivõim on ja sul on mingi 20-tonnine mingi kallur, mis selle peale liigutab sujuvalt, on ju. Et see on ka tegelikult, see on nagu võimas tunne, on ju. Et küsimus on muidugi, kas seda kontrolli vajaduse pärast teha, et või on tal hoopis mingi praktilisem väärtus või asi, jah. No, ma oleks täitsa põnev, kui sa paned diagnoosi mulle selle koha pealt, et kui pekkis ma olen selle autopendusega, kohe ma toon mingi näite. Diagnoose ma ei pane, aga... Lihtsalt ma kirjeldan nagu, kui ma olen... vahest on jutuks tõenäoliselt tulnud seoses nagu mingi Ferrari'ga või midagi sellist on ja et üks asi, mida ma kujutan küll ette, mida ma nagu ma ei tea, kas igatseb või Ferrari'ga selles mõttes sõitnud, aga mitte Eestist väljaspool, aga selles mõttes nagu igatsen sükest nagu pilti kokku panna, et ma olen üksi, näiteks Šveitsis või kuskil sükses piirkonnas, V12 Ferru ja lihtsalt sõidan maanteel ja tunnelid, on ju. Aga ehk, et ma oma meelest ei oma sükest nagu veidrust, et ma tahaks kellelegi näidata, et keegi peaks kõrval olema või et kuskil oleks mingi rahvas ja siis sõidaks või kuradi pöördavad kogu aeg üleval. Ma tahan üksi omas väikes kokuunis sõidad tunnelisse, siuke väike tunnel, et sa näed juba valgus paistab teises otsas ja siis sõidad sealt läbi. Võib-olla see tegelikult mulle nii, et praegu meenub see on niisugune mälestus isegi siuksed asjad, et ma sõitsin oma väikse olematu mootoriga autoga, aga siiski ta jõuab kohale siin nagu vaja. Sõitsin Itaalia suunas mingid aastad tagasi ja tunnelis oli Ferrari F12, V12 mootoriga mingi niisugune 2 kohaga ilge tore püss on ja sõitsin rahulikult. Aga ma autopedene, hakkan kohe natuke lahti, ennast ma tahan kuulda äkki pealt. Siis see on veel nagu sabas, enam paar autot on ees. Ja siis ma kuulen, et tüüp nagu mängib lihtsalt. Niimoodi, et nagu korraks natuke vajutab seda tagasi nagu, ehk siis ta meelega nagu häälega mängib ja see oli mingi tumesinine, ehk siis ta oli nagu mingi look at me värv on ja ta oli täiesti siuke rahulik, lihtsalt nagu tegi selle, oled sa istunud sees Ferrus mõnes või? Ei. So anyway, ilusad autos on palju, aga ühesõnaga midagi selles on, mis on nagu sellise kohaloluga, et minu jaoks täiesti midagi nagu muud. See kuidagi see muidugi itaallastel on palju vigu ja vähest lagunevad igast vales suunas, aga nad on nagu see kvaliteet ja kuidagi see õhkab mingit täiesti teist teemat ja need on nii vähe ja need on kuidagi nii harva näha. Ja anyway, kui sa proovid vajutada nagu, võib-olla sind ei kotis, aga lihtsalt nagu kui sa vajutad seda käik pole sees, aga proovid nagu mäletad, mis käigud üldse on, ma käiku oma mäletanud. Anyways, käiku pole sees, vajutad parema jalaga pedaalikest lihtsalt koha peal ja see tunne nagu, mingi sümfoonia on nagu mingi, see on nagu muusikali instrument, siuke tunne on, actually, nagu ma istud maha, paned rooli paika, ta on nagu mingi täielik, see on täielik kogemus mu jaoks nagu. No ma arvan, et seal on terve osakond, kes on tuuninud seda vastavalt, et see heli oleks selline ja et ta oleks nagu elamus. Nii et kas ma peaks millelegi nagu otsa vaatama või tähelepanu pöörama, kui ma on siuke jõmm, kes nagu naudib ka koha peal, idle, üksi või suvalises kohas metsas, üksi olles kuulata seda häält niimoodi 20 minti ja teiseks sõita üksi kuskil nagu chillilt mingis tunnelis ja lihtsalt nautida seda häält ja seda värgi. Ma arvan, see on okei. See on muidugi, see on nagu siuke ego vajadus veits on ja, aga vahel on ka egole hea anda kontambusse. Jah, ma olen nõus, et see on nagu ego vajadus selles mõttes, et ma saan olla ka täielikus rahus ilma selle kogemuseta, ma olen täiesti nõus sellega. Ja kui ma isegi mõtlen, et huvitav väides, kui mõtlen sellele, et ma olen nõus sellest selles mõttes nagu loobuma, et ma kujutan ette, et seda mitte kunagi ei juhtu, siis mul ei ole sellest midagi, võib-olla osaliselt ka sellepärast, et ma olen seda nagu kogenud ja ma ei tea, see pole nagu nii oluline, aga igast eelistusi on meil ka, on ju. Tore on muidugi, kui need jäävad eelistusteks, mitte vajadusteks, on ju. Ja, wow. Aga kui see on sõpsil endiselt olemas, siis ma ei tea, ma tean, et sa ei ole siuke pinda käia, et lähme sõitma.
et noh, kõigil on päris palju teha. Aga jaa, no. Aga anyways, mina lõpet selle asja kokkuvõttes nagu olles ise seda mingi V12 nagu teemat kogenud ja eriti nagu Ferro puhul tekib siuke näib, et empaatiline tunne, et nagu iga inimene võiks nagu elus korra kogeda Ferro V12 nagu sõitmist kogemist, sest see on nagu midagi muud. Anyway. Ma siis küsin korraks, siis me peame nagu wrap-upi tegema ja kokku võtma. Aga kas sa nägid hiljuti Elon tegi mingi selle Neuralinki mingit presentatsiooni? Ma nägin lihtsalt mingid videot ja ma panin seal. Ma midagi kuskilt nagu siit sealt nägin, aga ma presekat ei ole vaadanud. Cool, see on vist mingi tund 20 äkki pikk. Panin selle nagu watch laterisse ja ta vist näitab ära mingid nagu, et kus maal nad on selle asjaga ja mis on nagu peamised probleemid on niimoodi. Päris, ühesõnaga see presentatsioon, see video YouTube'is algas, hakkas ise nagu käima siis mingisuguse väikse demo videoga, kus oli erinevaid klippe kokku pandud nende töökeskkonnast ja nii edasi. See hetk, kui oli nagu mingisugune notsu oli selle treadmilli peal, siis mul oli korraks nagu, oh my god, nii kahju. Ühesõnaga need ju mingite loomade peal peavad testima neid asju, Jesus Christ. Muidu oli kõik siuke scientistid ja valged kitlid ja mingi hull mingi nanovärk on ja siis järsku mingi notsu käib selle jooksulindi peal, mingid handurid on küljes, mul mingi, nii kahju. Aga see on väga huvitav ja kuhu me liigume. See on puhas paratamatus, et nagu tehnoloogia, seda on huvitav jälgida, et tegelikult me oleme ühenduses niikuinii, kõik tuleme, oleme hinged ja vaimsusest, me oleme kõik nagu spiritis, oleme ühenduses ja tuleme samast kohast kõik ja läheme samasse kohta. Ja metafüüsikaliselt on see kõik kirjeldatud, kõik on energia ja kõik on ühenduses oma vahel. Ja siis on kihvt on jälgida, kuidas nagu hästi see teaduspõhine tehnoloogia areng jõuab sellele niimoodi vaikselt järgi, et kus on mingi AI pilv on kuskil võrgus on ju. Ja kui me siit täna 10 aastat edasi vaatame, siis loodetavasti saab see olema vaba valik on ju, aga inimestel on võimalus nagu mingisuguse vidinaga endal implantaat panna aju on ju ja sellega siis mingi AI-ga, mingi infopilvega näiteks suhtluses olla on ju. Et sinna poole kindlasti me liigume ja et ta loob nagu täiesti mingid uued väärtused ja mingid uued nagu uued võimalused kindlasti päris palju. Et ühe tuttavaga ka arutasime seda teemat, et näiteks stiilis 10 aasta pärast on koolides võib olla nagu selline valik teha, et lapsed kelle vanemad või kes on teinud valiku, et ennast siis mingi AI-ga siduda selleks, et oma asju efektiivsemalt teha, olla efektiivsem, olla produktiivsem. Saavad lihtsalt, jõuavad oma elus palju kaugemale edasi, kui need lapsed, kes on jäänud selle nagu loomuliku tee peale. Et kõik sellised nagu huvitavad nüansid on meil nagu ühiskonna arengus ees üle maailma ja see saab olema väga kihvt ja põnev kindlasti. Yeah. Elon näeb seda just kui nagu bandwidth problem on ju. Kuidas see bandwidth on eesti keeles? Läbilaskevõime või? Läbilaskevõime nagu selle probleem on ju, et nagu ta Joe Roganis vist mainis ka podcastis, et me oleme vahetanud oma esiteks juba arvutiga kõik 10 näppu oleme vahetanud pöialda vastu, on ju, et palju me jõuame läbi lasta ja nii palju ei räägita telefonis ka tänapäeval kindlasti enam, kui varem seda tehti, et see Neuralink oleks nagu bandwidthi probleemi lahendamine, et saad nagu
momentaalselt oled nagu vastuse saanud või sõnumi edastanud või ühenduses. Ja seda see teeb päris kindlasti, jah. Yeah. Aga teistpidi kui kõrvalt nagu vaadata, siis see on selline nagu mingis mõttes siuke shortcut, et tegelikult kui me oma vaimsusega tööd teeme ja kui me võib-olla mingisse seisundisse ennast viime, siis meil on nii või teisiti on ligipääs tegelikult kogu maailma infopilvele. Ja vast telepaatia tuleb siin ka mängu. Oled sa kogenud telepaatiat kunagi? Huvitav, et sa küsid. Üsna hiljuti just, jah. Wow. Ja väga, väga olulise inimesega. Ja oli see nagu lühike kogemus või kestis see pikalt? Pigem too hetk oli lühike, aga see on ka selline nagu harjutamise ja ühenduses olemise vili. Jah. Mul on kas üks või rohkem, vist ikkagi üks konkreetne kogemus ka telepaatiaga. Ja see mõnes mõttes nagu see tuli minuni, ma ei olnud midagi proovimas ega midagi, ma olin põhimõtteliselt nagu pealt nägemas seda, witnessimas seda, nagu pealt nägemas seda kogu kogemust, mis kestis suht lühikest aega, aga lihtsalt nagu, kuna see kogu asi ei meelde, mis oli juhtumas, siis on väga huvitav nagu meenutada, kuidas see käib, kuidas see on niimoodi, et nagu kommunikatsioon toimub kellegiga, sõnu ei vahetata, aga sa kuuled, sa ei kuule nagu helina, aga sa kuuled, mina kodeerisin seda inglise keeles, siis ma sain nagu sellest, küsiti küsimus ja ma kuulsin seda küsimust justkui nagu ilma hääleta, aga inglise keeles. Et nagu puhas telepaatia, nagu kuidas, mis on veel telepaatia? Keegi vestles sinuga ilma, et õhus toimuks mingi helilaine vahetuseni. Ja et wow. Et väga ja see toimub jah sellel tasandil, kus me kõik oleme ühenduses, ehk et ei ole nagu ruumi selles kohas, kus see toimub. Cool. Kui ma sind Ferrari jutudega liiga ära tüütan, siis äkki, kui sa meeldib, võid tulla isegi vabalt tagasi mõnikord. Praegu siis teeme 1-0 sellele episoodile. Nii et thanks, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Järgmine kordki teeme veel ja tänan kõiki, kes kuulasid ja vaatasid ja järgmise korrani. Aitäh.